Hea rööprähkleja, ma tean küll, et sul on mingi oma 5 projekti juba käsil, aga ma pakun sulle ühte tegevust veel. Kutsun sind siia pastoraati 3. ja 4. märtsil just sinu rööprähklemise peale mõeldes korraldatud konverentsile. Rööprähkleja on noortele täiskasvanutel mõeldud konverents, kus proovime aidata tegusatel inimestel piltlikult öeldes ellu jääda. Eelmine aasta rääkisime edukusest, piibellikust vaatest investeerimisele, andidest, läbipõlemisest ja paljust muust. See aasta tahame aga keskenduda puhkamisele. Meid ümbritsev maailm on kiire, see ei maga iialgi ega võta aega maha ja tekib tunne, nagu minagi ei tohiks seda teha. Kuid piiblist vaatab meile vastu hoopis teistsugune arusaam. Töö on oluline, kuid sama oluline on seda ka tasakaalusta puhkamine, sest vaid puhates ja aega maha võttes saame me jääda vaikseks ja olla koos Jumalaga. Kiiruse müra seda ei võimalda. Mida puhkamise juures silmas pidada? Mida piibel selle kohta täpsemalt ütleb? Kuidas just leida see endal õige viis puhkamiseks? Millistele asjadele öelda ei, millistele jah? Ja kuidas oma prioriteedid paika panna? Nende ja veel muude teemade üle arutame 3. ja 4. märtsil noorte täiskasvanute konverentsil Rööprähkleja just siin Tartus pastoraadis.